kui ma vaid saaksin kõike otsast peale alustada. Mul on eriti meeles üks hetk, kui vanaisa oli haiglas. Ta oli üle 80 aasta vana, aga ma mäletan nii, kuidas ma palvetasin, et Jumal, kui sa oled, palun ära lase tal ära surra. Ja hommikuks oli ta surnud. Jabur, eks? Aga sellega lõppes minu usk Jumalasse. Ma olin veel 14-aastane, kui pere väga hea lähituttav, kes oli minust 10 aastat vanem, vägistas mu ära. See otsustati ära vaikida ja mitte suurt lärmi teha, sest olematuks ju seda ei tee. Aga see kõik põhjustas seda, et ma olin järsku kalgistunud. Kõik, mis mu ümber toimus, ma nagu kartsin olla tegelikult hiljem alles sain aru, kuidas see sisemine hirm olla tõrjutud või olla ära kasutatud, hakkas kõiki mu elu valdkondasi kuidagi varjutama. Ja et mitte saada, siis on ju, nagu ma ütlesin, tõrjutud, siis on ju palju lihtsam teisi ära tõrjuda. See jõudis siuksesse punkti, et kui ema isegi mainis mulle midagi Jumalast jõulude ajalgi, see tekitas must tõelise siukse vihapurske, ma ei tahtnud midagi Jumalast kuulda ega midagi. Ja ainukene asi, mida ta kõrvalt teha saigi, oli lihtsalt palvetada. Elades nüüd Tallinnas, liikusin ma nüüd ringkondades, kus šampus jooksis, uksed löödi jalaga lahti, väliselt. Isegi võib-olla mind kadestati nii ühe või teise asja pärast. Aga sisemiselt ma tundsin, kuidas rohkem ja rohkem nagu mul on tühjus kasvamas. Peod, poisid, klubid, kõik oli ju lahe ja tore, aga ma hakkasin rohkem ja rohkem üksinda just olles tundma seda vaakumit minus, mis on kasvamas, millel ei ole lahendus ja ainukene asi, mida ma oskasingi teha, on vältida neid olukordasid, kus ma olen üksinda iseendaga. Kui ma olin 19, siis ma töötasin ettekandjana vanalinna ühes kohvikus ja ma mäletan ükskord, just ühel pühapäeva hommikul tööle minnes, ma astusin sisse Püha Vaimu kirikusse. Istusin sinna kõige tagumisse pinki ja lihtsalt omaette mõtlesin, kui ma vaid saaksin kõike otsast peale alustada. See ei olnud kindlasti palve, see oli lihtsalt selline tugev mõte, kui ma vaid saaksin kõike otsast peale alustada. Huvitaval paari päeva pärast üks mu poisisõber siis tuli mulle töö juurde hästi elevil ja põnevil, et kuule, ma sain kristlastega tuttavaks, sa pead neid kohtuma. Ja ma mäletan, et teades, et nii palju keeldusi kõige kristlusega käib kaasas, oli mu esimene küsimus, mida see tähendab? Ma ei saa enam šampust juua ja tantsida? Ja siis ta vastas mulle, aga ma usun, kui Jumalale see ei meeldi, siis ta ehk võtab selle tahtmise ära. See oli ilmselt üks parimaid vastuseid, mida sellel hetkel ta võis anda. Ja ma läksingi järgmine õhtu siis sinna kohta, kuhu ta mind kutsus ja sisenedes sinna, ma kogesin kohe, et neil on midagi, mida minul ei ole. See oli mingi teistsugune vabadus, see oli mingi teistsugune sisemine kuidagi nagu rahu, mis nendest noortest välja õhkus ja ma teadsin, et ma tahan seda. Ülejärgmine päev oli pühapäev ja mind kutsuti selleks Lasnamäel ühte korterisse, mis oli pungil inimesi täis ja seal ma tegelikult palusingi, et Jumal, ma võtan su vastu, tule mu ellu. Ja see oli üks eriline kogemus tegelikult. See oli üks väga hea tunne ja samas ma tundsin ka sees, kuidas nagu hääl või midagi minus ütlesid, et need olid su ema palved, mis kandsid sind kõik selle aja. Palvel on meeletu jõud ja tihti me lihtsalt ei näe, kuidas ja millal, aga ta alati toimib. Ja niimoodi ma tegelikult jäingi nende selle grupiga, mul olid uued noored sõbrad ja nõnda nimetult kõik oli nagu uueks saanud ja ma olin vahetanud oma need inimesed, kellega ma hängisin nende uute sõprade vastu. Võib-olla sinagi tunned ennast heiditult ja mitte mõistetult ja
keegi ei hooli sinust, nagu minagi võib-olla see aeg mõnda tagasi, kus ma kandsin maske ja tegelikult keegi ei teadnud, mis mu sees toimus. Aga Jumal teab, Jumal armastab sind just sellisena, nagu sa oled. Ta õnneks ei jäta meid selliseks, nagu me oleme, aga ta võtab meid ja tal on hea plaan su jaoks. Nii et ta on üks parimaid potisseppasi, kes oskab võtta selle katkise anuma ja teha sellest midagi uut ja imelist. Ja ma usun, minuga ta on seda teinud ja ta saab seda ka sinuga teha. Minu nimi on Maisaias ja see on minu lugu Jumalaga.